When a room in your house is on fire, you don't say there's a fire in a room in my house. You say my house is on fire, and we only have one house. Kuhu siit edasi? Kas matame end minevikku või jätkame teed tuleviku pimedusse? Meie uudishimust tekkinud instinktid tahavad, et me jookseksime edasi. Kuid vaatame hetkeks tagasi ajale, mil meil üldse tuli mõte hakata jooksma. Aasta on 1919 ja me alustame oma teekonda, sest et esimesed maailmasõjast tingitud probleemid on meie jaoks uudsed ja lahendamatud. Aasta 1940 aga tuleb välja, et jooksmine või ajapikendus. Me oleme jälle sõjas ja probleemid aina kasvavad. Aasta on 1945. Kas see on see aasta, kui me õpime oma vigadest? Vaevalt küll, sest peale teist maailmasõda tuli Vietnami sõda, siis tuli Kuuba kriis. Tapeti John Lennon ja Egiptuse president. Challenger kununes 73 sekundit peale õhku tõusu. Tuumaelektrijaam plahvatas Tšernobylis ja USA sünneti kaksiktorne. Kui maa saab olema hinnas ja see, et me läheme kõrgustesse elama ja kui kõrgel seda majad ehitada, võib-olla me ongi, me ei puudutagi maad, me lendame autodega ühest platvormi pealt teise platvormi peale, päris õljuvaid maa siin multikates, et seda ei tule, ei usu, aga pigem seda, et maa on väga hinnaliseks. I think at the moment we're at this tipping point. Like we are discussing do we need more forest, do we not need more forest? Whose responsibility is it to take care of it? Keskkonna mõttes, siis keskkonnapaanika on juba tänaseks üli nagu teravaks aetud. Ehk siis on olemas lapstegelane, keda praegu ÜRO-s niimoodi esile seatakse, kilbile seatakse lausa, eks ole. Teadusringkonnad ju ka vaidlevad, et kas tegelikult on kliima soojenemine olemas või on pigem meil jahenemine, eks ole. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Thank you. Et kas ideed võivad ka nagu otsa saada või nagu praegu ka näiteks, et nagu hästi palju kopeeritakse nagu asju. Ideed ei saa kunagi otsa. Ei, mitte kunagi. On olemas kindlasti mingid siuksed üldinimlikud mõtted, mida ikka ja jälle nagu tagasi tullakse ja neid kajastatakse, et need on inimese kui liigi jaoks hästi olulised. Valdkonnad võib-olla suurenevad ülikoolis, et ma arvan meditsiinivaldkond ja sotsiaalvaldkond. Inimesi on nagu palju, probleeme tekib järjest rohkem, kuna kõigil ei ole rakendust, siis üha enam me vajame sellist sotsiaalabi selles väga mugavaks arendatud maailmas, kus kõik on tegelikult olemas ja me võib-olla mõtleme tihti üle ja probleeme endale ise välja, mida tegelikult pole olemas. Minu arvates kasvab loovate tööde populaarsus, sest nagu näiteks kunst või kõiksugune disainimine, sest seal on veel inimkett vaja, aga samas kahaneb tõenäoliselt matemaatika inseneriteaduste huviala ja populaarsus, sest need lähevad suurem määral arvutisse üle, et arvuti teeb töö ära. Flying Cars is very Jetsons, this cartoon, but if you think about it, you have your phone is stronger than the first spaceship in terms of how much calculation power it has. That's not that long ago, it's like 50 years of it. Imagine it, like 50 years ago we first had food into space and now we're at the point where we have stronger computers in our hands. Tegelikult arvan, et ühest küljest tundub 100 aastat inimese vaatepunktist hästi pikk aeg. Maakera kui planeedi seisukohast ja keskkonna seisukohast on 100 aastat väga lühike aeg jälle. Et ma tegelikult arvan, et 100 aasta jooksul midagi väga hullu. Maailm ei saa otsa, ütleme nii lühikeselt, eks ole, et maailm ei saa otsa. Nüüdseks on maailmas üle 9 biljoni inimese, uued haigused, mida ravida ja me oleme harjunud robotteenindusega. Meie maavarade vähenemine toob kaasa riikide omavahelised pinged ja võistluse. Seega peame kiirendama oma sammu. Kuid keegi ei tea, kus me välja jõuame, aga peatuda me ka ei oska. Loodus on peaaegu olematu. Inimkond on kapseldunud, ookeanid on tühjad või reostunud, emake loodus on lihtsalt läbi põlenud.
aga ikkagi tahame me veel. Vaadates tagasi minevikku meid hoiatati, aga ega me ei kuulanud. Aasta on 2119. Seega kuhu edasi?